No nii, jälle siin eile kui videot tegin, siis lõpuks koju jõudsin, need näpud olid nii külmad. See on ikka rets, kui pead nagu telefoni käes hoidma ja niimoodi enda ees, et tuuline ka, olgugi, et on karvased nahkkindad. Nii, ma siin mõtlesin, et mida aeg edasi, tehnoloogia areng kiireneb, sellega seoses siis inimeste võimalus luua suuremalt, skaleeritumalt on suurem, võimekus on suurem. Ja kuna järjest rohkem inimesi õnnestub, seda rohkem nad sotsiaalmeedias räägivad, kuidas jagavad enda rada ja sellega tõmbavad kaasa siis järgmise laine inimesi, kes tahavad õnnestuda. Ja osad neist õnnestuvad ja osad neist ei õnnestu ja siis nemad ka jagavad oma reisi. Ja niimoodi see mull kasvab. Ja meil on reaalselt võimalus inimestena siis osaleda selles mullis. Ja ainult ise hoiame ennast tagasi. Et igasugused mõtted, et AI on nüüd siin. Enam ei ole vaja nagu kedagi õpetada ega ei ole enam vaja õpetajaid ega gurusid ega teadjaid ega coach'e ja juhendajaid, nõustajaid. Sellepärast, et me saame ChatGPT käest küsida. Aga jah, see on tõde, see on eksisteerib. Aga see ei tähenda, et siis selline nagu ettevõtlusvorm ära kaob. See aina võimendub. Igaüks, kes on kasutanud neid platvorme, teavad, mismoodi need platvormid suga suhtlevad. Küsid mingi küsimuse, saad vastuse, davai, loed selle läbi, küsid järgmise küsimuse. Ta on nagu kogu aeg sinu poolt ja jaatav. Ja siis lappab kogu aeg nagu jõhkra hunniku infi, bla bla bla, sulle kirjalikult sinna ette ja siis see on nagu ülevoolav. Üks asi. See tähendab, et mina pigem räägin nagu inimeselt inimesega või vaatan rahulikult mingi video ära, kus inimene seletab inimlikul moel, tunnete emotsioonidega oma elukogemusest, eks. Et minuealised, mis ma olen praegu siin 40-sine on ju, minuealised nagu on nii kaua juba maailmas elanud, et neil on nagu piisavalt igasuguseid teadmiseid, oskuseid, huviseid, ekspertiise, spetsialiteeti. Neil lihtsalt puudub see, nad ei ole pannud näppu sisse sellele tehnoloogiale ja seega kardavad sellest osa võtta ja ei mõista nagu seda uut ärimudelit, mis ei kao mitte kuhugi. Alati jääb igasuguseid eksperte ja spetsialiste, keda on vaja. Ja et see on tõusev trend. See on alles nagu tõusev trend. Samamoodi nagu krüpto. Ja see, et AI on siin, see tähendab seda, et meil on võimalus palju kiiremini edasi liikuda. Et kui vanasti võttis 58 aastat esimesel miljardäril, et jõuda nagu miljardäri staatusesse, mis see ala 90-ndatel. 2000-etel, ütleme 2000 kuni 2010, võttis mingi 15 aastat aega, et saada miljardäriks. Aasta 2024, ainult 2 aastat, 2 aastaga. Nagu kujutad ette, et kõik see, nagu me oleme nagu mulli seal lõpubossi osas, ja samas siis maailm kiireneb ja võimalused kiirenevad, me saaksime sellest mullist osast, sest see mull lihtsalt ühel hetkel nagu lõhkeb,
aga see temaatika ja maailma ta lihtsalt nagu kujuneb ümber mingiks teiseks asjaks. Raha muutub digitaalseks, on ju. Järjest rohkem läheb digitaalseks. Ja me ei tohi nagu unustada ära oma inimlikkust, kes me oleme inimestena ja ühendused inimeste vahel. Kuigi me peame nagu läbi käima selle perioodi, mida ka nagu Covidist alates alguse sai. Inimesed harjusid nii retsilt ära ekraanides olema, et on jätkuvalt siiamaani rohkem ekraanide ees kui tagasi nagu päris elus. Üritusi, pidusid, kõike nagu toimub vähem. Ja võib-olla ainult minu maailmas, sest ma ise tõmbasin nagu tagasi, et õppida, et vaadata, mida nagu ja see on see, mida ma olengi ka jaganud, on ju. Et kuidas mina sellel rajal liiklen. Ja selles mõttes tulen ikkagi nagu ikka Rentslist. Ja olen elanud nagu kirju elu, et mõista, et katsetada tuleb siin elus. Karta ei ole nagu mitte midagi, see ongi ju elu. Et mingi perioodi on ju, et need nii-öelda need 40-50 aastased, et noorena me pidutsesime. See tuli nagu kultuurselt ja selle eelneva selle generatsiooniga kaasa. Ja nüüd siis vanemaks saades me mõistame, et toiblää, me oleme iseenesest teadlikud, meil on võimalus valida, me ei taha enam nii palju juua, nii palju pidutseda, meil jääbki aega rohkem loomiseks, mingi sisemine kutsumus on kogu aeg kutsunud väljapoole ja lõpuks nagu tegelemegi sellega. Ja nüüd meil on võimalik siis edasi minna, et see panna, õppida veits juurde, mingid uued oskused, mida tehnoloogia vajab, et seda kasutada ja siis luua üles oma äri. Samamoodi, on ju. Ja et see teema kogu aeg tõuseb, inimesed hakkavad kohe välja mõtlema, miks nad ei saaks seda teha, et see teema kogu aeg tõuseb. Sellepärast, et uus generatsioon, meie ise ei ole enam joomise eeskuju noorematele nii väga. See tähendab, et uus generatsioon on juba palju kainem. Nad hakkavad palju kiiremini pihta selle asjaga. See ongi meie mis iganes 40, 50, 60 aastased mehed ja naised reaalselt õpime täna. Muidugi oma ealiste käest saame õppida, aga mingitel tasanditel saame veel rohkem õppida just nooremate käest. Sest ongi, tatid kasvavad ekraanid käes, 10-aastased häkkerid on ju, et rets, sellega erinevad siis spetsialiteedid, mis keerlevadki just ümber erinevate nii-öelda tarkvarade kasutamise on ju, neti asjade, netividinate, kuidas kasutada e-maili, kuidas ehitada äri ja mis sellel äril üldse üleüldiselt vahet ei ole, missugune see äri on, ettevõtlus, on vaja midagi müüa, on ju, vahetada on vaja midagi. Ehk siis sul on vaja kas müüa kellegi teise asju, et raha saada, või sa teed ise mingeid asju ja müüd neid asju, et raha saada. Nii et siis sul on vaja asju, mida müüa. Need võivad olla asjad ja need võivad olla reaalselt sinu teadmised ja oskused. Sa oskad, kuidas videosid töödelda. Sa oskad programmeerida, tarkvara arendaja. Sul on teadmised ja oskused massaažis, meditsiinis, kehakultuuris. Teadmised, oskused, rohkem nagu mentaalne stuff. Seda kõike saab müüa, õpetada, olla mentoriks, eeskujuks, juhendajaks, nõustajaks, giidiks, coachiks. Ja see on nii kaua, kui inimajalugu tagasi läheb, on inimesed õpivad üksteiselt. Ja tehnoloogiat me kasutame seda, et aidata, kiirendada protsessi. On ju? Nii et see on see looja majandus. Loomemajandus loovatele inimestele ja me oleme kõik loovad inimesed ja internet nagu kutsub. Ja et igaüks saab ilusti peeglina vaadata nagu, kui millele me tähelepanu ja energiat anname, et kui me istume seal Facebookis, krutime
ja me reageerime negatiivsetele asjadele, negatiivsetele sündmustele, mis on inimajule nagu loomulik ja normaalne, millegipärast me teeme seda, sest me elus alalhoiu instinkt, eks, me oleme veits loomad ka, see ongi, kui teadlikud me oleme sellest, et me oleme tegelikult nagu loomad ka. See tähendab seda, et me oleme hästi ettevaatlikud, ei usalda, kogu aeg ohu valmis. Ja siis ongi AK uudistes sõda, avariid, surmad, mis iganes, no mitte lihtsalt AK, üleüldse nagu telekas. Ja siis ka Facebook ju. Mingid negatiivsed vaatenurgad lihtsalt mingitele asjadele. Ja me läheme kaasa ja siis me hakkame neid jagama ja siis kasvatame seda ideed. Sellepärast, et me aitame sellele kaasa, sellepärast, et me ise tarbime seda, see on nagu vihje ja me jagame seda, see on teine vihje, me ise aitame sellel ideel kasvada. Kui sellel ajal hoopis saaksime nagu, kuule, aga mida mina tahan hoopis? Mida mina tahan? Kas ma tahan seda? Ei taha. Siis ma ei jaga seda, ma jagan midagi positiivsest, see on see, mida ma tahan. On ju, siia maailma. Julgust. Minna ja olla loov inimene. Kasutada neid tehnoloogilisi tööriistu, õppida, arendada ennast. See ongi nii siuke, ma põhimõtteliselt mul on nagu vanema kooli sõbrad, tuttavad. Mis sa teed siis? Õpetad ikka inimesi internetis või? Õpetad neid, kuidas elada? No, mitte päris, aga niimoodi võib ka vaadata. Et ma tegelikult ju kogu aeg nagu algusest peale, et see lähebki inimestel meelest ära, sest neil kujunevad oma vaated. Tema vaatab, Maiko näeb selline välja, räägib sellist juttu, järelikult ta on selline inimene või seda või mida iganes on ju. Kuid tõde ei ole ju üldsegi see. Tõe saab siis teada, kui minuga üksi oma vahel nagu rääkida üks ühele. Mitte selle järgi, mida internet näitab või mida keegi kuskil ütles või arvas või arvab. Igal ühel on oma punkt, kust nad vaatavad, oma vaatepunkt ja hea on. See toobki selle tagasi sellele sisu loomise juurde ja loomemajandusest osa võtmine. Lihtsalt meil on võimalus võtta. Ma olen motivaator, julgustaja. Sõbrad on mulle ütlenud, sa oled julgustaja, Maiko. Et sinuga koos on nagu, sinuga on julge, sulle on julge jagada oma nagu tegemisi, püüdluseid, toimetusi, sest sa julgustad, sa tõstad, sa aitad kaasa. Pluss, ma olen ise ka selline, on ju. Teeme midagi, davai teeme, pohhui teeme. Minek, tuleb välja või tule, saab jälle kogemuse, elu sai elada. Ja samas, ma olen siin praegu ikka päris mitmekuuses sellises augus olnud. Jah, käisin seal, tegin seda sauna, see sai valmis aasta, jõulul, blä. Ma olen lihtsalt 4, 5, 6 tundi lihtsalt passinud, puhkanud, proovinud ennast käima tõmmata, et siia internetti nagu tagasi tulla. Ja nii raske on nagu tulla tagasi, kui oled nagu eemal ja see õppetund selles ongi. Et okei, juhtub allaandmine kui selline sadulast maha kukkumine, võib mitmeid kuid nagu käia see periood, kus sa kõhkled ja kahtled, ebakindel ei väärtusta ennast, tuleb nagu uuesti ülesse, mis iganes põhjustel, pettuse sündroom, kõik need asjad. Ja siis on nagu raske uuesti, täiesti nagu nullist jälle, et esimest korda elus võtan kaamera kätte ja nüüd hakkan siin rääkima. Tere, kuule, ma olen Maiko ja ma ei tea, miks mind huvitab nagu psühholoogia ja online ettevõtlus ja ma isegi ei teadnud, et mind huvitab. Aga kui ma otsustasin nagu, et davai, see on nagu lahe selline loov elamine, kaamera kätte võtmine ja siis rääkimine ja tegemine ja õppida selle sees, kuidas seda rahaks muuta. Nagu põnev, Samas metafüüsika on ka nii huvitav ja okultism.
sümbolkeel, varjatud ja peidetud informatsioon, mainstreami informatsiooni all ja vahel, vau. Noh, ja ongi teisele inimesele meeldivad, vajab lihtsalt mingit ufode juttu, ka okei. Meil kõigil on teadmised, oskused ja huvid, mida jagada. Ja ühel või teisel, ongi, ma ei tea, ma ei saa olla nagu nii ennast täis, et ma siin tean, kui paljud inimesed mida kogevad protsentuaalselt, sest meid on lihtsalt nii palju. Aga ma mõistan seda, et me oleme ekraanides üles kasvanud. Me oleme kõik ekraanides üles kasvanud. Enne telefoni olid ka ekraanid, telekad. Just eile vedelesin ja siis mõtlesin, et vau, kui ma väike olin, mis iganes seal 10 kuni mingi 14, 15, isegi 10 kuni 16. Ja umbes nii. Mul olid täiega mingi selle aja filmide postrid seina peal. Mingi Van Damme, Lionheart poster, suur nagu kinoposter. Selline. Siis Arnold Schwarzenegger. Mis film see oli? Üks mingi esimesi tal, mis see poster oli? Danny DeVitoga see, kaksikud. See, siis mingi Bruce Lee poster ja Keanu Reavesi see Speed või midagi ja, või see Breaking Point ja reaalselt siuksed posterid. Et me kõik saime nagu telekast impulsi olla rohkem, särada. Võib-olla ei saanud kõik, võt see ongi see, ma ei saa öelda kõik. Aga mina isiklikult sain, mind nagu see mõjutas. Ja nii palju, kui mina inimesi tunnen, kõik me oleme nagu eeskujuks kunagi kellegi võtnud, kelle järgi me tahaksime olla või kelle moodi me tahaksime olla. Sest me ei ole veel ise välja kujunenud. Nii kaua, kui me ise välja kujuneme, see on täiesti uus nagu taassünd. Holy shit, aga kes ma olen? Ise. See ongi ilmselt see mingil tasandil räägitakse sellest, kui see keskea kriis. Kes teab, kes on seda kogenud, teab, kes kogeb, teab, kes ei ole veel kogenud, ei tea, nii kaua kui lõpuks koged. Nii see elu käib. Aga minu arust seal hakkab kuskil see, aga kes mina olen? Ja mingi uuel tasandil enesest hoolitsemine ja nagu taassünd, ümbersünd. Tõusud, mõõnad, hästi selline turbulentne, keeruline periood kõigi elus, ma arvan, on. Ma ei usu, et jälle väga ülbe ennast täis. Ma ei usu, et keegi on hommikust õhtuni kogu aeg õnnelik. Tegelikult täiesti vabalt võib olla. Täna on palju soem ilm, näpud ei külmata. Eile oli küll nii, et holy shit. See on jälle siin hea on nagu niimoodi laivis lihtsalt ära rääkida, mis peas nagu toimub. Kuidas seda vähem 20%, okei, sain aru. Selge, mul hakkab tühjaks saama, aga järgmise korrani, tšau.